Tere hommikust minu poolt ka, daamid ja härrad, head sõbrad, ettevõtjad, ametnikud ja kõik teised. No see konverents on osa meie traditsioonidest ja on tõesti hea meel, et vaatamata üldisele kulude kokkuhoiule saame me seda konverentsi endale lubada ja see on väga oluline. Oluline on ennekõike, kui me räägime ka infoühiskonnast, et üks kord aastas saavad inimesed kokku tulla ja kõneleda aktuaalsetel teemadel. Mitte lihtsalt kõneleda, aga kõneleda aktuaalsetel teemadel. Ja me oleme, nagu ka härra Sass Enno ütles, et teemad ära, me oleme tänase konverentsi teemadeks püüdnud panna 2 märksõna, millel tõenäoliselt on pikem eluiga. Üks on siis roheline IT ja teine on interneti sotsiaalsete võrgustikega seonduv. Mõlemad on teemad, mida ju mõned aastad tagasi veel tihtipeale mainitud. Me oleme tavaliselt konverentsidel rääkinud hoopis muudel teemadel, nii et see on ka aja märk. Ja tõesti ma loodan, et need ettekandjad ja paneeldiskussioon ja adekvaatne kommunikatsioon ka väljaspool seda auditooriumi panevad meid mõtlema, millised võimalused meil ikkagi Eesti jaoks on nende 2 märksõnaga seonduvalt, mida me peaksime tulevikus rohkem tegema. Praeguse majandussurutisega seoses toimuvad väga suured muutused, see ei ole mingi uudis. Ettevõtted kohanduvad, otsitakse uusi ärimudeleid, sellised ärimudeleid, mis võimaldavad rajada uut kasvu. Me näeme, et paljud ei tule ka kohanemisega toime ja kindlasti see kriisi järgne majandus erineb oluliselt kriisil eelnevast. Ja kui küsitakse, et mis on see toetuspunkt, millele keskenduda, siis ikkagi see võtmesõna on tabada neid võimalikke trende ja keskenduda nendele trendidele, millel on eeldus pikemalt kesta ja kasutada neid võimalusi ka äri tegemiseks. Roheline IT. Me peame kindlasti teadvustama, mida see roheline meile tähendab. Kas see roheline on mööduv haip, globaalne pettus, mingite kitsaste huvigruppide teema või peitub selle rohelise taga midagi rohkemat? Kopenhaageni kliimakonverents ebaõnnestus. Kliimasoojenemist argumenteerivad teadlased on end märkimisväärselt diskrediteerinud ja erinevad kitsalt rohelist asja ajavad huvigrupid sageli ei näe oma valdkonnast kaugemale. Samas, kui me räägime sellest rohelisest, siis ei ole midagi olulisemad kui kasutada ressursse säästlikult, efektiivselt. See on kindlasti mitte üldise majandusarengu alustalasid, vaid ka Eesti väga tõsine väljakutse. Kui me lisame siia ka loomuliku soovi puhta keskkonna ja puhta looduse järele, siis ma arvan, et võib eeldada, et selline rohelisel on pikemat nõudlust, pikemat aja mõttes. Ja oluline on kindlasti see, et infotehnoloogial on siin otsustav võimalus. Me tõenäoliselt ei räägi Eesti puhul niivõrd IT-sektorit kui keskkonda otseselt reostavat sektorit, kuid ennekõike ikkagi infotehnoloogiat kui võimalust paljudes eluvaldkondades asju mõistlikumalt korraldada ja ka palju keskkonna puhtamalt korraldada. Roheliste tehnoloogiale kasvab nõudlus. Seda toetatakse maailmas, seda toetatakse väga erinevate valitsuste poliitikates.
Ja ma arvan, et küsimus Eesti ettevõtete jaoks on, kas meil on siin teha omapoolne roheline pakkumine. Me peame arvestama sellega, et maailmas on levinud kuvand Eestist kui tugevast e-riigist. Ma usun, et me ise arvame ka, et me oleme tugev e-riik, kuigi vahemärkusena aeg-ajalt on uudiseid üksikutest jamadest ja ka selliseid filosoofilisi küsimusi, et kas tiiger on surnud, aga üldiselt me oleme siiski e-riigina hästi ennast positsioneerinud. Mida siis Eesti IT-sektorina maailmale pakkuda? Kui me täna vaatame valitsuse poole pealt, siis keskne küsimus on ikkagi meie IT-sektori ekspordi võimekuse küsimus. Keskne küsimus ei ole, mis ei tähenda, et ka see ei ole küsimus, e-riigi uued ideed, uued innovatsioonid, uued arengud, rohkem kodanikusõbralikkust, ettevõtjasõbralikkust, veel rohkem avatust ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Keskne küsimus täna on, kas meie IT-sektor suudab oluliselt, märkimisväärselt murda maailma, kasvatada oma ekspordivõimekust, pakkuda osa internetimajandusest. Täna, ka siin me ei seisa tühjal kohal, me peame olema ausad, ekspordiga tegeleb 1/3 infokommunikatsioonitehnoloogia ettevõttest. Neist omakorda üle poole teostab allhanget, pidades oma tugevuseks seda, et tehakse kõike, mida tellitakse ja suhteliselt hästi ja odava hinnaga. Lootust annab ka see, et leidub palju peamiselt väikeettevõtteid, kes peavad oma konkurentsivõimeliseks toodete teenuste unikaalsust ja mitte niivõrd odavat hinda. Ja pannes veel kord selle rohelise IT tänaseks teemaks, siis me tegelikult väga loodame, et roheline IT kui ka müügiargument võib olla tegelikult üks võimalus meie infotehnoloogia ettevõtetel leida rohkem võimalusi maailmas. Vaadates riigipoolseid toimetamisi, me võime öelda, et tegelikult suur osa meie infoühiskonna tegevustest on juba täna väga tugeva rohelise IT varjundiga või lausa rohelise IT eelduseks. Mõned näited, paberivaba asjaajamine, laialdane e-teenuste loomine on kindlasti rohelise mõjuga. Kiire interneti üle-eestilise kättesaadavuse suunatud Est-Wind projekt on eelduseks uute ning roheliste lahenduste praktilisele kasutamisele. Ka inimaju hall ollus on ressurss, millesse peab säästlikult suhtuma. E-riigi lahenduste loomisel eeldaks tulevikus rohkem sellist lähenemist, kus unikaalse rätsepatöö asemel valmiks rohkem lahendusi, mis on korduv ja taaskasutatavad. Riigile võiks see tähendada pikemas perspektiivis kokkuhoidu ja ettevõttele avaravaid võimalusi ekspordiks. Ja et rohelise IT sissejuhatava sõnavõtuna mitte jääda ka tühjaks sõnakõlksuks, siis mõtlesime Majandusministeeriumi pool ka välja kuulutada sellise konkursi või sellise võimalusi, et täna on meil ettevõtlusarendamise sihtasutuses väga hästi vastu võetud innovatsiooniosakute programm. Me kuulutame või me reserveerime sellest innovatsiooniosakute programmist 1 miljon krooni spetsiaalselt rohelise IT-projektidele. Ehk siis kokku 20 kõige paremat pilootprojekti me garanteerime talle ühe innovatsiooniosaku. Teine teema, sotsiaalne meedia. Kui te lubate, siis ma tsiteeriksin Ivan Oravat, aga ma ei pruugi olla kindel, et see oli Ivan Orav. Kui minule öeldakse sotsiaalne meedia ja inimesed vaimustunud sellest räägivad, siis Ivan Orav ütles midagi taolist, et infot on nii palju, pea läheb lõhki. Ja ma arvan, et see on kindlasti üks selline sotsiaalne meedia
tekib kuvand, et see on rohkem müra kui reaalset asja, praktilist kasu. Ja ma arvan, et see teema on päevakorra pandud just nimelt selleks, kuidas me erinevate riigi funktsioonidega saaksime sotsiaalse meedia erinevate võrgustike kaudu teha reaalset kasu. Olgu siis paremale riigi toimele, paremale kodanike teenimisele ja paljudele muudele funktsioonidele. Ma arvan, et me oleme selle tee hästi alguses. Sõnum peaks olema kindlasti see, et me ei saa ka riigina, ma mõtlen riigi asutustena, väga palju erinevaid funktsioone, seda eirata, järelikult me peame seda arutama ja avama võimaluse loominguliseks kasutuseks erinevate riigiasutuste poolt, arvestades kõiki neid võimalikke ohte, mida see sotsiaalmeedia kaasa toob. Neid ohte on palju, aga inimene on loodud selleks, et ohtude vahel hea slaalomiga ilusti lõpetada. Ja sellega ma lõpetan. Suur aitäh teile!